Selleks, et inimene saaks teada oma hingeplaanist, on vaja avada oma alateadvus. Seal on kogu info. On vaja avada uks oma kõrgema mina juurde. Just seal asub iga inimese hinge eesmärk. Kui inimene seda teostab, saab temast üliinimene. Ta käib läbi oma elu ja mõistab, et iga samm tema elus viib teda oma eesmärgi poole. Ta mõistab, et kõik need inimesed, kes teda ümbritsevad, on tema õpetajad. Ta mõistab, et kõik need raskused, millega ta silmitsi seisab, on samuti tema õpetajad. Õpetajad, kes õpetavad elutarkust ja õiget taju ning kes avavad inimeses kannatlikkuse, halastuse, vastuvõtmise ja teadlikkuse. Aga kuidas saab inimene avada endast selle võime ainult läbides raskusi, keerulisi olukordasid? Raskused on sageli inimestele ravimiks, kuid inimesed ei ole alati valmis seda vastu võtma. Ja ainult inimene, kes mõistab oma eesmärki ja oma ülesandeid, teab alati, et ükski hetk tema elus pole juhuslik ning iga inimene ja iga kohtumine tema elus on seaduspärane. See kõik on tee, mis viib inimese olemuse, eesmärgi avanemise ja enese täiustamisele. Igal inimesel on ülesanne kõigi ajastute ja sajandite üleselt. Ja kõigi inimeste jaoks on olemas üks ühine ülesanne, see on enese täiustamine. Jumala kõrgema loova olemuse avamine endas. Igal inimesel on need omadused ja võimed olemas. Ja kui inimene mõistab seda, siis suunab ta kogu oma elu, nii töö, isikliku elu kui ka finantsaspektid ainult oma eesmärgi saavutamisele. Ta elab elu nii, et kõik, mis teda ümbritseb, viivad tema teekonda oma eesmärgi poole. Kõik, mis teda ümbritseb, peab talle rõõmu valmistama. Kõik, mis teda ümbritseb, peab tooma kasu kogu maailmale ja inimkonnale. See ongi iga inimese kutsumus. Mitte inimesi ära kasutada, mitte petta ega kavaldada, vaid vastupidi, teha kõik selleks, et inimesed teie ümber elaksid õnnelikult. See ongi see kõrgem tase, mille poole iga inimene peaks püüdlema. Te kuulete alati sõna peab ja püüate olla võlglased. Ei, ma ei mõtle seda. Kohustus tähendab siinkohal sisemist nõusolekut ja aktsepteerimist selles suhtes, mida on vaja teha.